Tere hommikust, tundub, et mõnus muusika on taustaks mul terve kogu tunnistuse aja siin. Mul paluti rääkida paar sõna leivakirikust. Ma usun, et mitmed teist on kuulnud sellisest terminist nüüdseks. Mõned aastad tagasi ma käisin Soomes jutlustamas ühes kohas, kus tehti leivakirikut, leivakirikus jutlustasin ja mitte et igal pool, kus sa käid, kõike, mis sa näed, peaksid sa kopeerima, aga ma kogesin, et Jumal pani mu südamesse, et saaks midagi, mida võiks teha Pärnus. Alguses mõned inimesed ei olnud väga põnevil sellest, mingit leivakirikut hakata tegema, kus saab leiva, kus saab toitu, kus tulevad need inimesed, aga mingi aja pärast see käivitus Pärnus. Kõigepealt, mis see leivakirik on? Mõte on selles, et on paljud inimesed meie linnades, külades, piirkondades, kellel pole piisavalt toitu. Kas pole nii? Toit kuigi on olemas Eestimaal, aga see ei jõua nendeni. Palju asju jääb järgi kauplustel, kohvikutel ja nii edasi. Me otsustasime, et me püüame seda vahelüli täita ja saada selleks vahemeheks, kes toob selle toidu, aga siis ka kiriku ehk Jumala sõna nendeni. Ja muidugi, kui sa hakkad selliste asjadega pihta, siis ma olen aus, aga ma ei teadnud ka, kust saada need toiduaineid, kust tulevad need inimesed, kas üldse keegi tahab tulla sellise asja juurde, aga heas usus mõned aastad peale selle Soome käiku me korraldasime esimese leivakiriku koosoleku, valmistasime pakid, leidsime sponsorid, planeerisime koosoleku ja ma ei tea, mitu pakki me sellel päeval valmistasime heas usus, aga kohale tuli vaid üks inimene alguses. Ma olin muidugi natuke pettunud, aga siiski see koosolek sai ära peetud. Kuu aja pärast järgmine koosolek tuli 24 inimest. Meil oli üks Norra külaline sel päeval ja ma püüdsin talle selgeks teha, et meil on selline ärkamine siin. Eile me kuulsime ärkamisest, ma tundsin ärkamist selle peale, kui 24 inimest oli kohale tulnud. Ja sealt edasi järgmine kuu juba tuli 60 inimest ja siis 80 inimest ja suurim rahvahulk on olnud üle 200 tänaseks. Ja mis on põnev selle suhtes on see, et sul on meie kirikuruumist, me liikusime välja ühte eriruumi, mitusada inimest sul ruumis, 95% nendest mittekristlased. Nad tulid sinna toidupakki saama, see on selge, aga algusest peale me tegime ka selgeks selle, et see on leivakirik, see on leib ja see on kirikosa. Ja me teeme kirikosa ennem ja siis me anname leivakoti ja me jagame iga kord evangeeliumit, kutsume eespalvel inimesed ja iga koosolek on tulnud inimesi päästmisele, mõnikord 20 lausa, mõnikord 5, 3, vahet pole. Inimesed on andnud oma elu Jumalale. Ma olen leidnud, et see on osutunud üheks väga efektiivseks evangeelseks tööriistaks tänapäeva maailmas. Alfa, samuti me teeme seda Pärnus, see töötab. Meil on teised asjad ka, aga tundub, et leivakirik on üks hea lüli inimeste kogukonna ja koguduse vahel. Ja paljud on, mitmed on tulnud Pärnusse ja kiiganud seda ja meie piirkonnast Läänemaalt ja leidnud, et see on midagi, mida ka praktiseerida, sellega tööd teha. Ma ei tea, kas Urmas Helmi on täna hommikul siin, aga Urmas tuli Hiiumaalt ja alustas sellega mõni kuu tagasi. Ja tal oli päris keeruline seal saada rahvast kokku, võeti päris täpne olla siis mõned tema oma sugulased, perekond ja võib-olla mõni peale, aga nüüd, kui sa oled märganud pilte, mida ta postitab Facebooki, mitukümmend inimest, 40 inimest vist ühel korral lausa koos kuulavad Jumala sõna ja on tulnud eespalvele ja mitmed teised piirkonnad Eestimaal, kus on seda leivakiriku kontseptsiooni rakendatud ja tundub, et see on üks hea tööriist. Nüüd, kui me alustasime, meil polnud sponsoreid, me käisime siin ja seal firmades küsimas, ma kirjutasin kaubanduskettidele, enamus ütlevad asjad ära, nad ei viitsi jamada nende asjadega, sa pead olema püsiv, peale käima, aga Jumal on avanud mitmed võimalused ja tihti sa hakkad pihta, nagu me eile kuulsime, ja siis Jumal avab sulle uksed. Nii nagu piiskop Märt Vähi või paljud meist, kes me oleme alustanud uute asjadega pihta, lihtsalt teed, mis on su südames ja siis varustus tuleb. Või teed esimese sammu ja siis tuleb varustus järgmise sammu jaoks ja nii edasi. Ja nõnda on juhtunud meiega Soomest, keegi inimene lihtsalt leidis meid ja nüüd transpordib iga kuu meile kogu toiduvarustuse.
me ei pea käima kuskil mööda firmast ega midagi ja õieti nad tulevad ja teevad seda ka teistele kogudustele Läänemaal, nii et see on olnud eriline Jumala ime ja ma usun, et asjad nõnda juhtuvadki, kes hakkad pihta ja siis Jumal avab uksed. See on olnud tema arm, see on olnud tema eriline töö, et niisugune teenistus on esile kerkinud. Ma arvan, kõik meie koguduse liikmed, kes on ka siin täna, Agnes, Alice, paljud teised, Meelis, Sirje, on kaasa löönud selles leivakirikus, see on haaranud meie inimesed kaasa, see on tekitanud uut põnevust ja me oleme näinud inimesi Jumala juurde tulemas ja see toob uut elukogudusse, nii et kui see on midagi, mida sa võib-olla leiad, et võiks ka sündida sinu koguduses ja sa koged, Jumal kõnetab sind, siis ma kutsun sind suve pealinna Pärnusse vaatama oma silmaga ja võib-olla midagi, mida sa saad kasutada oma töös ja koguduses. Amen! Olge väga õnnistatud! Всех приветствуем. Слава Богу, что мы здесь вместе. И я хотела бы дать свидетельство о городе Марду. Tere kõigile, mul on hea meel, et ma ka saan olla siin. Tema saab olla siin. Ja ma tahtsin anda tunnistus sellest, mis toimub meil Mardus. Все началось в конце 2014 года. Kõik hakkas pihta 2014. С благословением нашего епископа, старших служителей, мы с командой отправились туда на евангелизацию. Ja me hakkasime seal tööd evangeliseerimisega. Начали альфа-курс. Ja hakkasime esimese alfa-kursusega. Люди начали спасаться. Inimesed hakkasid päästed tulema. Мы получили обратную связь, что не оставляйте нас, мы хотим быть с вами, с Богом. Tagasiside nendest oli, et ära lõpetage seda tööd ja ära jätke meid lihtsalt niisama rippukil siin. Было принято решение, что начинать открывать церковь. Ja oli südames, et me hakkame kogudusega. И наши братья нашли место, это бывший детский сад в Марду по адресу Avar 8. Meie vennad leidsid ühe koha ja see oli lasteaias. Me hakkasime rentima seal ruumi. Мы своими силами сделали там ремонт. Oma jõuga tegime remonti. Въехали, повесили вывеску, что христианская церковь. Tegime plakat, et siin on kristlik kogudus. И мы сразу почувствовали, что началась атака. Ja kohe tundsime, et üks rünnak läks pihta. Двери были каждый раз изрисованы, исцарапаны. Meie uksed sissepääs oli kogu aeg värvitud üle. И хозяйка этого дома сказала, бесполезно, не надо закрашивать. Говорит, они будут продолжать ее царапать. Ja siis selle perenaine, selle maja perenaine räägis meile, ei ole mõtet värvida üle, sest see ei ole võimalik muuta need inimesi, kes teevad seda. Las ta olla nagu ta on. Но наш брат Тармо Лилиор каждый раз приходил с oli täitsa usust, ütles, ei, värvime üle. Тогда нам разбивали стекла. Siis nad hakkasid meile viskama kivi vastu. Тогда однажды у меня с машины сняли дворники. Ja siis minu autol oli siis kojamehed kuskile И этот дом, где находится наша церковь, он буквой П. Meie maja, kus me kogume, ta on B-tähega, Vene B. И в этом же доме рядом есть магазин, где продается алкоголь. Ja siis sama majas on ka alkoholimüügi kauplus. И вход в нашу церковь, под ним находится такая вот крыша или такой козырек. Ja siis meie sissepääsu ukse all on niisugune väike katus. Куда собираются мужчины, когда они покупают алкоголь, они все под нашей дверью. Ja siis vene mehed, siis kui nad ostavad midagi samas majas, siis nad lähevad selle katuse alla, et kuskil istuda. И у нас хорошая возможность евангелизировать каждый раз. Ja siis meil on kohe hea võimalus neid evangeliseerida. Te olete juba kohal, tere, siin oleme. Слава Богу. Tänu Jumalale. Мы получили видение, что если люди, они боятся, у них такой страх, что это какая-то, может быть, новая секта, зайти к нам в дом. Me saime niisugust arusaama, et kui me juba näeme, et inimesed on kartuses, et siin on uus sekt, uus kogunemine inimesi ja meil oli siis üks mõte sellega. Мы получили от Бога в сердце слово, что по возможности, по максимуму находить такие, знаете, возможности идти к людям. Me leidsime, et me peame arendama võimalusi, kuidas me saame inimesteni jõuda, mis teedega, missuguse üritustega.
Поэтому мы используем разные проекты, возможности выходить из дома и евангелизировать. me leiame erinevad projektid, kuidas ja missuguse projektide kaudu me siis väljume koguduse majast välja, et teha kõik need üritused väljaspool kogudusi seini. Бог благословил нас возможностью иметь хорошие отношения с Linnaosa valitsus. Jumal õnnistas meid, meil on hea osadus linnavalitsusega. Они каждый раз нам включают зеленый свет. Ja igati nad kiidavad seda tööd ja annavad meil rohelist. Мы использовали, к примеру, пасхальные праздники, когда мы шли в один социальный дом, в другой социальный дом. Näiteks paasa ajal me kasutasime võimalus, et külastada kõik sotsiaalmajad, mis meil on meie väikses linnas. Проводили там евангелизационные служения. Evangeliseerimist tegime, väiksed kontserdid nendele, palvetasime Теперь периодически туда приходим. Ja nüüd pidevalt külastame ja hoiame nendega osalus. Мы сделали продуктовые пакеты для многодетных семей Suure в perede jaoks городе tegime Марду. toidupaketid ja hakkasime neid jagama üle На linna. Пасху See пригласили on kõik koostöö семьи. linnavalitsusega. Sama ka paasa ajal või jõulude ajal. Делаем на улице такие евангелизационные праздники. Suvel kasutame võimaluse teha suuri organisatsiooni üritused maja ees väljaspool. Недавно с 25 до 27 июня были дни открытых дверей. Alles juunis 25 kuni 27 meil oli avatud kiriku uksepäevad. К нам приезжала команда из Meeskond. АВЦ, 10 человек молодежи. Meeskond Saksamaal oli tulnud meile ja teenisid koos У meiega. нас на улице стояла палатка прямо перед нашим домом. Panime suur telg meie maja ees ja siis teenisime seal. И мы просто открыто проповедовали об Иисусе. Avalikult rääkisime Jeesusest. Если мы не видели слишком много людей перед нами, Ja kui me ise pole näinud füüsiliste silmadega, et meil on palju rahvast meie silmade ees, то это такое удобное место, что перед нами поляна, перед поляной стоят много многоэтажных домов, и мы видели, как люди открывали окна и слушали. see huvitav koht on sellega, et selle platsi peal, kus me teeme seda üritus, isegi kui inimesi ei ole, siis platsil lõpul on kõik 5-korrulised majad, nad seisavad niimoodi, no ühe rivis, et kõik inimesed lihtsalt avasid oma aknad ja vaatasid, piilusid, kuulasid, mis me seal räägime, mida me teeme. Да. И тогда проповедник говорил: у кого дома есть Библия, откройте такое-то место. Ja siis jutlustaja räägis, need, kes vaatavad meid praegu kodudes, avage oma piiblit, kui teil see on olemas. Seal aknade taga, kus te olete. И знаете, теперь мы заметили, что люди, которые приходят под наш козырек, Ja nüüd me nägime, et need inimesed, kes tulevad puhkama meie väikse selle sisekatuse alla, они уже не царапают наши двери. nemad enam ei joonista meie uksede peal. И они Я и недавно кримуста выглянуло, sõna. что они смотрят, где валяются бумажки, Nad juba vaatavad, et siin oleks kord majas. они Vaatavad, собирают их et mõnikord isegi väiksed paberid tõstavad и ja несут в viskavad prügikasti. помойку. Слава Богу. Tänu Jumalale. Хотелось бы сказать от себя, что Ja endal tahaks Начинать pisut что-то öelda, новое. et selleks, et hakata midagi uut, это своего рода такой вызов. see on üks väljakutse meile kõigile. Мне кажется, это внутри надо быть каким-то таким немножко экстремалом Ma arvan, et sa sisemise inimeses pead olema väike ekstremaalne isik и очень доверять Богу. ja sa pead usaldama Jumalat selles, mida sa teed. Потому что по-человечески ты не знаешь, Sest что тебя inimliku ожидает. silmadega sa ei tea, mis ootab sind ees. Но у Бога есть удивительный план. Aga Jumalal on üks plaan sinu Когда ты jaoks, рискуешь с Господом, kus sa võtad riski koos Jumalaga. когда ты идешь вслепую, Kui sa просто lähed понимаешь, что Он täitsa тебя ведет за pimedus, ei руку. tea, aga sa tunnetad, et tema hoiab sind sinu käest. Тогда ты видишь много чудес. Sa näed tema imesid. Поэтому слава нашему Господу, Kiidame Jumalat koos что мы можем двигаться ja täname teda, et me võime olla tema по kasutusel, словам, tema sõnaga, пробивать в духовном tema мире. sõnaga, kuulutada tema Darugu. sõne, me selle vaimuliku sõja pidamisest lihtsalt sõdida. Расширять Царство Божие. Ja me laiendame Jumala riigi piirid üle Это Eesti. просто обогащает внутри. See rikastab meie hinget, Это kui me так teeme радует. seda. See toob Это rõõmu. так вдохновляет, See julgustab sind. что нет слов. Ei ole sõnum, et kõik seda väljendada. Спасибо за ваши Suured tänud молитвы. ja täname teie palvete eest, Спасибо за благословение. teie Спасибо за toetuse гостей. eest. Aitäh külaliste ees, et te tulete ja külastate ja toete
toetada meie tööd. Спасибо Богу, что нужды восполнены. Täname Jumalat, et tema täidab kõik meie И будут vajadused. восполнены. Ja saab täidetud kõik И vajadused. как у нас была евангелизация, был на стене огромный баннер-стенд. Ja meil oli üks suur stend. Дерево горчичное. Meil oli üks puu seal kirjutatud. И написано: Ja oli kirjutatud. мы верим, Me usume, что из маленького et горчичного väikse семени. selle seemnes Võrresti kasvab большое suur дерево. puu. Аминь. Aamen. Püha vaim sinus andan ja jääl ei kahtle, tee peal kõndides su poole, kui kutsud mind ma tulen. Veel sügavamale mind vii, kui jäädes varem, sest mu usk võib olla kindel, kui päästja juures olen. Püha vaim sind usaldan ja jääl ei kahtle, vee peal kõndides su poole, kui kutsud mind ma tulen. Veel sügavamale mind vii, kui jäädes varem, sest mu usk võib olla kindel, kui päästja juures olen. Püha vaim sind usaldan ja jääl ei kahtle, vee peal kõndides su poole, kui kutsud mind ma tulen. Veel sügavamale mind vii, kui jäädes varem, sest mu usk võib olla kindel, kui päästja juures olen. Püha vaim sind usaldan ja jääl ei kahtle, vee peal kõndides su poole, kui kutsud mind ma tulen. Veel sügavamale mind vii, kui jäädes varem, sest mu usk võib olla kindel, kui päästja juures sinu nime hüüan ma. Mu pilk on laitest kõrgemal. Jääb hing su rüppe puhkama, sest kõigega sul kuulun ma. Amen. Amen. Tänu Jeesusele. Istume. Nagu eile natuke mainitud, siis selle laagri fookus on evangelism ja jüngerlus ja tänane päev fokusseerib just selle evangelismi üle, selle osa üle, kuidas me võiksime välja ulatuda oma isiklikus elus ja kogudusena oma kogukonnani, inimesteni, kes on tegelikult Jeesusest kaugel ja meil on seal raamatuletis ka mõned tasuta bukletid. Üks neist on 3 sammu, kuidas jagada evangeeliumi. Julgustan, võtke need kaasa, lugege, mõtiskelge, vaadake, kuidas Jumal saab just teid kasutada, et teie ümber olevate inimesteni ulatuda. Amen. Mäletan täpselt aasta aega tagasi, ma istusin seal laua taga siit vaadates ja siis istusin, oli mõnus osadus, see oli vist kellegi sünnipäev. Me rääkisime ja siis minu vastas istus üks noormees ja ma rääkisin temaga ja ma vaatasin, vau, see noormees on asjalik. Ja ma vaatasin, sa tabad ära sellest, kuidas inimene räägib, sa näed, mis ta sees on ja ma vaatasin, selle mehe sees on väga palju. Ja siis ma suhtlesin selle noormehega järgmise aasta jooksul edasi ja ma nägin, et tema sees on Jumala kutsumine.
ja tema sees põleb evangelism, tema sees põleb tunnistamine, tema sees põleb kadunuteni jõudmine. Ja ta on täna meie keskel ja ta jagab täna ka meiega Jumala sõna. Ja Raimond, ole hea. Tere hommikust kõigile. See mõtlesin, kus on. Olin valmis juba käes hoidma neid asju. Mul on väga hea meel olla siin ja mul on väga hea meel näha, et Jumala kogudus on nii suur ja elav ja see on minu arust on üks suur ime, mis toimub siin täna meie keskel. Amen. Ja kui ma istusin siin, siis ma mõtlesin sellest, et huvitav, kui imelised on Jumala teed, et mingi, ma ei tea, 4 aastat tagasi, kui ma olin sügaval heroiinisõltuvuses, kui ma iga päev head ellu jäin, olin üledoosides 15-20 korda, siis täna ma saan olla siin teie ees ja rääkida sellest, kui suur on üles tõusnud Jeesus, kui võimas on tema vägi, mismoodi ta muudab inimesi. Et kui inimesed tuleb minu juurde ja ma räägin neile, et ma olin narkomaan, siis nad ütlevad, et sina küll ei ole, ära aja mulle sükst jama. Keegi teine, aga mitte sina. Ja see on, kui suur on Jeesus, kui suur on tema üles tõusnud vägi. Amen. Ja ma mäletan, et siin natuke aega tagasi, ma olen Raimond siis, jah. Et ma olen siis pärit Lootuse külast ja tänu Jumalale ja tänu headele inimestele, nagu Märt ja Villem ja Roman ja Jaroslav, kes on siis seal töötajad, olen ma täna see, kes ma olen. Ja ma mäletan, et siin natuke aega tagasi Villemist tuli ajalehes üks lugu ja selle loo nimi oli niimoodi, et Rentslist kantslisse. Nii et ma tunnen ennast täna samamoodi, et ma olen tulnud Rentslist ja mind on pannud nüüd otse kantslisse. Päris vägev. Aga see on see, kes on meie Jumal. Ma tahaksin jagada täna ühte kirja kohta. See on Apostlite teod 4. raamat, 4. peatükk tähendab Apostlite tegudest ja 33 salm. Ja see on midagi, mis tegelikult Stefan eile ka jutlustas ja rääkis. Ja see on midagi, mis käsuga Jeesus meile andis, et minge välja, kuulutage, tehke jüngriteks kõik rahvad. Nii et siin samamoodi on siis niimoodi kirjutatud, et ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesus üles tõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. See sõna apostel, mis siin on, see tähendab inimest, kes on välja saadetud, ta on saadik, kes on käskjalg. Ja Jeesus ütles, et minge välja, tehke jüngriteks kõik rahvad. Nii et järelikult igaüks sina, kes sa täna siin seisad, kes oled lugenud seda kirja kohta, kes oled usklik, siis see kirja koht käib sinu kohta. Sina oled üks apostel, kes oled välja saadetud, sina oled saadik. Ja siin on üks suur siukene võti, mis on selle tunnistamise sees, ongi see, et alati kui sa tunnistad, räägid inimestele, siis räägi alati sellest, et see kõik on sündinud tänu sellele, et Jeesus on üles tõusnud. Ja kui sa seda mainid enda tunnistuses, siis sa võid kindel olla, et selle taha tuleb üks suur vägi. Ja ma olen rääkinud igal pool. Ükskord rääkisin 50 doktorile, nad uurisid mind siukse pilguga, mõtlesid, et no mis lugu, kuidas sa siis nüüd ellu ärkasid ja niimoodi sealt välja tulid, et räägi nüüd välja. Ja ma tunnistasin neile Jumalast ja rääkisin, et Jeesus on üles tõusnud. Ja sa nägid nende ilme niuke muutus ja mõni ohkas seal taganurgas ja mõtles, et vaene poiss, selle poisiga on kõik korras. Aga igal juhul, kui me räägime üles tõusnud Jeesusest läbi enda muudetud elu, siis sellele tuleb taha üks suur vägi. Sellel on vägi, mis läheb sügavale inimese südamesse, mis võib öelda isegi, et eraldab vaimu ja hinge, sellepärast, et inimese mõistus ei suuda seda vastu võtta, aga see sõna läheb sügavale inimese vaimu ja ta tunneb, et ta võpatab nagu, et midagi nagu tead selle sõna taga, selle tunnistuse taga on midagi vägevat. Ja see on sõna, mis on teile igale ühele täna hommikul, et teie olete üks tööriist Jumala käes. Ja samamoodi nagu Moosesel oli kepp, mis oli nagu inimese käes üks täiesti tavaline asi. Sellega ta karjatas lambaid, sellega ta ajas neid, kes seal tulid võib-olla neid lambaid taga ajama, nendega minema, et see oli inimese käes täiesti tavaline asi. Aga Jumala käes on see sinu tunnistus, sinu tööriist, samasugune asi nagu Moosese kepp.
see hakkab imesid tegema. See, mis on inimese käes, tundub, et see on üks täitsa tavaline asi, on Jumala käes üks väga tugev tööriist. Ja see võib samamoodi olla, nagu sa lähed ja kuulutad ja lööd selle kepiga niimoodi, siis lained lähevad 2 lehte. Ja sa ole valmis, et seal on alati inimesed, kui sa kuulutad, kes võtavad seda sõna vastu ja inimesed, kes ei võta seda sõna vastu. Sa lööd nagu 2 lainesse kõik need inimesed alati. Ja Jumal kasutab igaühe teie tunnistust just selle jaoks, et jõuda nende inimesteni, kellest ta rääkis evangeeliumis, et minge välja, tehke jüngris kõik rahvad. Teie tunnistus, teie elav tunnistus ongi lugu sellest, et Jeesus elab. Ja samamoodi nagu apostlid, kes olid saadikud, samamoodi olete teie saadikud. Ja kui teie tunnistate Jeesuse üles tõusmise enda elust, siis selle taga on üks suur vägi. Selle taga on üks suur vägi. Amen. Vägev, see paneb nagu see tõstab nagu üles, sellepärast et sa saad aru, et sa ei ole lihtsalt niisama üks juhus siin. Iga inimese lugu on erinev ja iga inimese erinev lugu peab jõudma just erinevate inimesteni. Et nädal aega tagasi näiteks käisin Rakveres tunnistamas ja ma tundsin, et südames oli niisugune lugu, et ma pean rääkima enda tunnistust läbi sellest, mismoodi peo panemine, nagu kõik see algas nagu läbi peo. Ja kuidagi ma nagu vaimust tundsin niisugust rünnakut ja vaenlane rääkis, mida sa sellest räägid, see on nii mõttetu teema, aga ma läksin nagu tank läbi, ma tundsin, et see on mu südames ja ma lihtsalt lähen räägin selle ära. Ja võib-olla ma rääkisin veel 2 korda kiiremini kui praegu. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma teen ära lihtsalt selle. Ja huvitav oli see, et kui ma selle ära rääkisin, siis ma läksin pärast ühe poisi juurde, ma vaatasin, et ta natukene nagu eemal istus ja siis ta on ka kristlane ja ütleb, et kuuled, et jah, et eelmine aasta käisin paar korda klubis, see aasta olen ka paar korda klubis käinud ja vaatamata, et see sõnum võis mulle endale tunduda nagu nii dramaatiline, kuidagi õudne, siis see sõnum oli just mõeldud võib-olla sellele ühele inimesele, kes seal kuulas. Ja see on, miks Jumal ka kasutab igat ühte teie lugu just erinevate nurkade alt, et ta ei kasuta kogu aeg ühte ja sama lugu. Mina olen enda tunnistusi rääkinud kõikvõimalikel erinevatel moodustel ja asjadel ja ma katsungi alati selle asja nii nagu võimatuks või kuidagi nagu inimesele loomuvastaseks luua selle asja, et sealt ei olnud väljapääsu. Ja siis ma ütlen, aga Jeesus on üles tõusnud ja läbi Jeesuse jõu ja Jeesuse väe ma tulin sealt jälle välja. Ja seal me räägime ka siin ärkamine, neile rääkis, Stefan rääkis ärkamisest ja Velsis oli ka 1800. aastate lõpus oli ärkamine, kus aasta aega 100 000 inimest sai päästetud. Ja seal oli üks evangelist, Robert Evans oli ta nimi ja seal oli niisugune asi, et kui tema nagu oli seal ruumis, siis oli nii tugev püha vaimu liikumine, aga ta tihti tuli ainult korraks sinna, isegi ta jutlustab midagi, ta läks minema ja see püha vaim jäi sinna ja inimesed muutusid reaalselt, see oli vägev. Ja ma usun, et see on midagi, mis saab ka meie olevikus olla, sest Jeesus ütleb, et mina olen, mitte et mina olin, aga mina olen. Ja ta ütles niimoodi, et minu kogu südame soov, minu kogu südame hoiak on see, et inimesed näeksid mind nagu akent. Et ma olen nagu aken, mille läbi inimesed näevad Jeesust. Mitte, et nad näevad minu peale, aga nad lähevad läbi minu, näevad Jeesust. Ja ma usun, kogudus, et see ongi sõnum igale ühele meie südamele täna, et iga sinu tunnistus, iga sinu lugu, kus sa alguses võid rääkida väga dramaatiliselt, aga lõpuks selle pöörad niimoodi, et seal on üles tõusnud Jeesus, tänu kellele see on võimalik, siis see on samamoodi üks aken sellele, et inimesed näevad läbi sinu kui saadiku, kui käskjala Jeesust. Amen. Amen. Nii et tunnistus on üks tugev tööriist Jumala käes. Ja ma olen kindel, et Jumal kasutab iga ühe teie elu tunnistusi just igale ühele erinevale inimesele, kellele see mõeldud on. Nii et nagu Jeesus ütles, minge välja, tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja see, kuidas te saate seda teha, ongi see, nagu apostlid, kes on saadikud, samamoodi nad kuulutavad üles tõusnud Jeesust. Nii et kui sina lähed täna siit või mitte täna, aga homme lähed minema siit laagrist, siis samamoodi mine ja kuuluta kogu oma südamest Jeesust, sellepärast et selle tunnistuse taga on üks suur ja tugev vägi. Amen, amen.